Tere tulemast selle I24 News English erisaate juurde. Mina olen Nicole Sedek otseülekandes Tel Avivist. Vähem kui 24 tunni jooksul tulistas Iraan Iisraeli suunas üle 2 dosina ballistilise raketi. Iisrael vastas, tabades Iraanis asuvat naftakeemiakompleksi. Seejärel ütles Iraan, et sellega on kõik. Rohkem rünnakuid Iisraeli vastu ei tule, seni kuni Iisrael ei jätka rünnakuid kusagil Liibanonis. Aga Iisrael ei kuula neid Iraani ähvardusi ja on juba rünnanud mitmeid Hezbollah sihtmärke riigi lõunaosas. Iisrael on kindel, et Iraan ei vii oma ähvardusi lõpuni, nii et kodurinde juhised on kogu riigis taas tavapärased, välja arvatud Põhja-Iisraelis. Peaminister Benjamin Netanyahu ütleb, et Iisrael jätkab rünnakuid Liibanonis ega luba Iraanil neid 2 rinnet ühendada. Siin on rohkem infot peaministrilt. Nagu olen teinud aastakümneid, kaitsen kindlalt meie õigust tegutseda oma vaenlaste vastu. Täpselt nii me ka nüüd tegutsesime. Pärast seda, kui Hezbollah tulistas Iisraeli territooriumile, andsin ma Iisraeli kaitseväele käsu rünnata terrorisihtmärke Beirutis ja kõrvaldada seal Hezbollahi võitlejad. Ja me tegime seda. Pärast seda, kui Iraan ründas Iisraeli, andsin ma Iisraeli kaitseväele käsu rünnata sõjalisi ja majanduslikke sihtmärke üle kogu Iraani. Ja me tegime seda samuti. Praegu on tuli lakanud, sest pärast seda, kui me lõime terrorirežiimi Teheranis, lõpetas see meie ründamise. Kui Iraani terrorirežiim teeb vea ja ründab meid uuesti, vastame jõuga. Alustame viimaste uudistega Washingtonist. Meiega on taas otseühenduses Valgest majast I24 Newsi ingliskeelne vanemkorrespondent Mike Wagenheim. Mike, pean ütlema, et siin piirkonnas on olnud tõeline sündmuste keeristorm. Kuidas Washingtonis seda nähakse? Kas see oli Trumpi jaoks diplomaatiline võit või vähemalt kas ta kujutab seda oma toetajatele nii? Me pole täna presidendilt eriti midagi kuulnud peale nende Truth Sociali postituste. Ta on tegelikult linnast väljas New Jersey's ja valmistub tänaseks NBA finaalmänguks, kus osaleb Knicks tema endises kodulinnas New Yorgis. Siiski, tead, ma arvan, et seda võib lugeda diplomaatiliseks võiduks. Kuula, seal oli tulistamine. President Trump ütles, lõpetage tulistamine. See on raske ja seetõttu arvan ma, et oleks ebaaus öelda, et presidendil polnud sellega mingit pistmist. Samuti on märkimisväärne, et just nende konkreetsete riikide huvides on tulistamine lõpetada, kui räägime Iisraelist ja Iraanist ning sellest kahjust, mida mõlemad pooled võivad teineteisele põhjustada. Samuti tasub meeles pidada, et Iisrael ründas Lõuna-Liibanoni veel kord, isegi pärast seda, kui Iraan oli tulistamise lõpetanud. See näitab samuti, et president Trump teeb omalt poolt kõik, et need 2 suunda, Liibanoni suund ja Iraani suund jääksid lahus. Ja see oli kiire test Iisraeli poolt, kindlasti koostöös Trumpi administratsiooniga, kuna Iraan esitas väljakutse. Teheraan ütles, et igale rünnakule Liibanoni vastu vastab Iraan ning kohe minnakse taas Hezbollah üksuste kallale Lõuna-Liibanonis, pannes Iraani proovile. Ma arvan, et seda võib taas pidada võiduks Trumpile ja sellega seoses ka peaminister Netanyahule, sest see ei toonud kaasa Iraani kohest vastust. See näitab, et Iisraeli ja Liibanoni rahu tingimusi, samuti Hezbollah Iisraeli põhjapiirist eemale tõrjumise tingimusi ei dikteeri Teherani suva. Seda dikteerib Liibanoni valitsus ise koos vahendajatega Washingtonis ja võimalike partneritega Jeruusalemmas. Mida see tähendab selle diplomaatilise protsessi jaoks, millest sa räägid? Alles eelmisel nädalal vahendas Washington relvarahu Iisraeli ja Liibanoni vahel. Kuid Hezbollah on siin endiselt peamine probleem, Mike. Nad jätkavad Iisraeli pihta tulistamist ja me näeme jätkuvalt, kuidas Iisrael sellele Hezbollah ohule reageerib. Mida see kõik praegu diplomaatilise protsessi jaoks tähendab? Tead, üks asi, mis praegu natuke tähelepanuta jääb ja mis on veidi muret tekitav, on see, et Washington sirutab jätkuvalt kätt Liibanoni parlamendi spiikrile Berrile, kes on Amal-partei liige ja kellel on sidemed Hezbollahka. Ja käidutakse siin peaaegu nii, nagu oleks ta mingisugune usaldusväärne vahendaja. Nüüd teisel ajal, teissugustes oludes, jah, kui sa tahad Hezbollahga suhelda, siis Berri oleks peamine kontaktisik. Aga see on vastuolus sõnumiga, mida Washington pidevalt saadab, et kõik peab käima läbi Liibanoni valitsuse ja Liibanoni relvajõudude. Et nemad on siin ainsad partnerid, et see ei saa olla teisiti. Diplomaatia ei saa toimuda ühegi teise osapoole kaudu, ühegi teise kanali kaudu.
ja seega need sõnumid on praegu vastuolus. Kas Iisraeli pool on soovitanud hoida spiiker Berrist eemale, seda me tegelikult pole kuulnud, vähemalt mitte avalikult siin. Aga ma arvan, et see on seni kõige olulisem ja märkimisväärsem areng, kuigi see on kuidagi jäänud tähelepanuta, sest arusaadavalt keskendutakse rakettide lennule ja nendele konkreetsetele asjadele. Aga see on midagi, millele tuleks minu arvates rohkem tähelepanu pöörata kui kõigele muule. Kas Washington lisab nüüd siin veel ühe diplomaatilise tasandi Liibanoni valitsus kõrvale jättes, mida nad üritavad tugevdada? Ja tegelikult õõnestades neid, püüdes siin parlamendi spiikri kaudu otse Hezbollahka läbi rääkida, milline mõju sellel võib olla edaspidi? Mike Wagoner, mul on meie vaatajatele väga oluline punkt välja tuua. Aitäh kõigi nende Washingtonist tulevate värskenduste eest, hindan seda alati. Nüüd toome selle vestluse stuudiosse ja meiega on liitunud I24 News Englishi vanem, Lähis-Ida korrespondent Ariel Oseran ning rahvusvaheliste suhete analüütik Dan Perry, endine Associated Pressi Euroopa ja Lähis-Ida toimetaja. Härrased, aitäh, et olete täna meiega I24 News Englishi stuudios. Dan, ma soovin alustada sinust. Liibanonist räägime veidi hiljem, aga alustame Iraanist. Mida Iisrael täna saavutas, vastates Iraani rünnakutele? Millise sõnumi režiim just sai? Sõnum oli, kui te ründate meid, siis me ründame teid. See on natuke lasteaia tasemel sõnum, sest strateegiliselt pole selles midagi uut. Siin on palju suurem küsimus. Kas me usume nendesse läbirääkimistesse? Kas Liibanoni eskalatsioon ja Iraani püüdlus need kaks areeni ühendada kahjustavad seda? Ja mis puudutab Trumpi, siis tundub, et tema soovis, et oleks vaikus. Aga teisest küljest, tead, ta ütles Netanyahule, et ta ei ründaks. Kuid Netanyahu ründas ikkagi öösel ja sellepärast Iraan vastaski. See, mida nad sellega saavutada püüavad, on veidi salapärane. Kas võib olla, et Netanyahu ründas? Eirates Trumpi. Raske uskuda. Ta kuulatus Trumpile hiljem samal päeval pärast seda kuulsat säutsu. On selge, et Iraani ei ole võimalik veenda oma käitumist muutma sellise väga taktikalise, madala taseme muru niitmisega. Ja ma arvan, et see kehtib ka Liibanonis. Siin on minu arvates palju suurem küsimus, nimelt, kas me tahame mingit kokkulepet saavutada? Kui ei, siis mis on alternatiivid? Kas me usume, et kokkulepet on võimalik saavutada Hezbollah ja Iraaniga? Mina pooldan paradigma muutust mõlemal rindel. Iisrael kaitseb armukadedalt oma õigust tegutseda Liibanonis ja see on tänase päeva suurim õnnestumine, et hoolimata Iraani ähvardustest nad siiski ründasid Liibanonis. Aga ma kahtlen, kas rohkem madalataseme rünnakud Liibanonis, ühe hoone pommitamine siin, mingi rajatise tabamine seal ja mõne operatiivi ründamine kusagil mujal muudavad olukorda. Ja olukord vajab muutmist. Muide, selline tavapärane tegutsemine on juba 45 aastat läbi kukkunud. Ma kujutan ette, et me arutame Liibanoni teemat hiljem veel. Aga ma arvan, et viimased 48 tundi, mis paljudele meist tundusid nagu sõda võiks täielikult plahvatada jälle ilma igasuguse selge strateegiata. Peaminister ei anna kunagi intervjuusid ega selgita kunagi, mis pagan see Tahiyahi ründamine nii tähtsaks tegi, mis kõigi hinnangul ei kõrvaldanud ühtegi tõsist alternatiivi peale selle, et lasta Hezbollahal jätkata nende põhjaalade kogukondade tulistamist või lasta Iraanil Iisraeli suunas tulistada ja mitte vastata. Iisrael ei soovi praegu relvarahu Hezbollahga ja Hezbollah ei soovi relvarahu Iisraeliga. Ma arvan, et peame olema ausad. Hezbollah ründas Iisraeli kohe pärast Iraani sõja algust ja Iisrael kasutas seda võimalust, et sisuliselt alustada uuesti sõda Hezbollah vastu. Ja minu enda arvamus on, et mis puudutab Hezbollahad, siis ma tahan, et nad purustataks. Ma tahan, et nad kaoksid maa pealt. Selles soovis olen ma ühel meelel nii Iisraeli valitsuse, Liibanoni valitsuse kui ka peaaegu iga mõistliku inimesega maailmas. Aga ma ei usu, et praegune strateegia selle saavutab, kui nad on põhimõtteliselt koondunud Põhja-Peka orgu ja Iisrael ei kavatse liikuda 100 miili põhja poole, okupeerida 2/3 Liibanonist ja võtta neid maha, teate küll, maismaala hingu. Ilma selleta ma ei ole kindel, et ma näen, mida see kõik saavutab. Hästi, me räägime Liibanonist selles saates hiljem veel, aga Ariel, jääme praegu selle juurde, mida nägime Iraani ja Iisraeli vaheliste arengute osas täna. Mis saab laheäärsetest riikidest? Kas me oleme kuulnud neilt mingeid avaldusi ja mida see eskalatsioon või nüüd selle puudumine nende jaoks tegelikult tähendab? Jah, nad hoiavad madalat profiili. Saudi Araabia, nemad
eitasid, et prints Sultani õhuväebaas oli sihtmärgiks ja teatasid, et üks hutide poolt Iisraeli suunas välja lastud rakettidest kukkus Saudi Araabia territooriumile otse Jeemeni piiri lähedale ega jõudnud Iisraeli. Nad jälgivad seda. Teate küll, nad ei taha. Neil on juba rohkem mängus sees, kui nad tahaksid. Nad leiavad end olevat sihtmärgiks Iraani rünnaku all, kui USA ründab Iraani sihtmärke või ründab laeva Hormuzi väinas, mis üritab jõuda Iraani sadamasse. Nii et nad on juba rohkem kaasatud, kui nad sooviksid, kuid me näeme, et nad jälgivad seda dünaamikat. Ma arvan, et mõned neist on Iisraeli vastusest kadedad, näidates, kuidas see välja näeb, kui riik ei talu ühtegi Iraani rünnakut oma territooriumil ja loob mingisuguse heidutuse Iraani suhtes, mida Pärsia lahe Araabia riikidel üldse ei ole. Aga tegelikult nad ei ole. Neil ei ole huvi sellest avalikult rääkida, sest nad ei taha Iraani veelgi rohkem ärritada. Me näeme, et laiemalt võttes Pärsia lahe riigid, välja arvatud võib-olla Araabia Ühendemiraadid ja Bahrein, käituvad teisiti. Nad jätkavad oma lepituspoliitikat Iraani suhtes ja viimase 24 tunni dünaamika ei muuda seda. Hästi, ma tahaksin siia lisada veel ühe vaatenurga Iraani kohta kogu selles olukorras. Meiega on nüüd liitunud Arash Azizi, ajakirja Atlantic kaastööline ja raamatu Varjukomandör autor. Arash, siin on suur küsimus. Kas Iraan ebaõnnestus täna oma eesmärgis ühendada rinne Hezbollahga või õnnestus tal see mingil moel? See on hea küsimus. Mingil moel on ta need ühendanud, sest nagu näha, suutis ta rünnata, sai vasturünnaku osaliseks ja tundub, et asi on nüüdseks läbi. Aga see näitas, et ta oleks valmis probleemile vastu astuma või pigem Hezbollahni jõudma. Kuid samal ajal oli USA-poolne tungiv nõudmine, et nad neid rindeid omavahel ei seoks. Iraan ei pääsenud rünnakuga nii, et teda vastu ei rünnataks. Nii et selles osas on tulemused Iraani jaoks segased. See ei ole nii, et ületad Rubikoni ja oled kindel, et oled rinded ühendanud. See lihtsalt näitab, et Iraan jätkab selle tegemist, kuid ta teeb seda vastu Liibanoni demokraatlikult valitud valitsuse tahtmist. Ja see on oluline tegur, mida tuleb meeles pidada. Nii et me peame selle nimel pingutama, teades, et Liibanonile see ei meeldiks. Iisraelile see ei meeldiks. Ameerika Ühendriikidele see ei meeldiks. Ja paljudele Iraanis muidugi see ei meeldiks, küsides, miks Iraan jälle sõtta satub ja miks iraanlased näevad taas rünnakuid oma riigi vastu. Lihtsalt sellepärast, et nad tahavad aidata terrorirühmitust tuhandete kilomeetrite kaugusel. Aga mida see näitab Iraani vajaduse kohta oma peamise käsilase Hezbollahe järele praegu? Tõsiasi, et nad olid valmis ja nõus peaaegu seda sõda uuesti alustama, kui see on vajalik, selleks, et näidata Hezbollahele, et nad on endiselt nende poolt. Mida see ütleb Iraani olukorra kohta? See näitab, et Iraan ei taha olla Liibanoni küsimusest kõrvale jäetud. Liibanoni juhtkond on viimastel päevadel sisuliselt palunud Iraanil lahkuda. Ja nad on seda teinud viimasel ajal korduvalt. Ja Iraan tahab näidata, et ei, ta ei tee seda ning tema vastupanutel peab jätkuma ja ta ei lepi oma piirkondlike võimete vähenemisega. Ta tahab öelda, et ei, me oleme endiselt jõud Liibanonis. Ja ta näitaks sama ka teistel rinnetel. See jätkab selle julgeolekudoktriini järgimist, mis tugineb neile relvarühmitustele. Peame nägema, kas mingil hetkel sunnitakse neid sellest loobuma, kuid praegu peavad nad mõistlikuks sellega jätkata. Ja mida see kõik tähendab läbirääkimiste jaoks Washingtoniga, kuidas see mõjutab Iraani trumpe läbirääkimislaua taga? Ma arvan, et nad on oma seisukohtadele kindlaks jäänud ja jätkavad oma nõudmiste esitamist läbirääkimistel. Ma ei usu, et nad tegelikult väga hoolivad Liibanonist läbirääkimistel. Seni kuni Iisrael ei tee midagi, tõesti normidest väljas olevat. Nagu näiteks okupeerides Beirutit või minnes Litani jõest palju põhja poole või midagi sellist. Või väga ulatuslik Beiruti pommitamine, nagu me oleme näinud. Peale selle ei lase nad Liibanonil takistada kokkulepet Ameerika Ühendriikidega. Teisisõnu, kui kõik muu on paigas, hoolimata kõigist nende
valjudest sõnadest rindete eraldamise või selle takistamise kohta, siis kui kõik muu on paigas, sõlmivad nad kokkuleppe Ameerika Ühendriikidega ja tegelevad siis Iisraeli ja peakorteriga. Mis on kõik muu? Sest praegusel hetkel vähemalt avalikult tundub, et mitte miski muu ei ole paigas. See ei ole ainult Liibanoni rinne, see on ka Hormuzi väin, see on tuuma küsimus. See on kõrgelt rikastatud uraani küsimus, mida Iraan ei taha riigist välja viia. Nii et mis siis on paigas? Lühikeses ja väga lühikeses perspektiivis tahab Iraan oma külmutatud varade vabastamist, mingisugust oma rolli tunnustamist Hormuzis. Ja ta tahab ka, ta on valmis tegelema väga rikastatud uraaniga, kuigi USA on nõustunud, et see ei lahku Iraanist, vaid lahjendatakse Iraani pinnal. President ise tegi selle ettepaneku. Need on siis mõned peamised küsimused. Ja on täiesti võimalik, et mõlemad pooled leiavad nende küsimuste osas kokkuleppe ja siis toimuvad ulatuslikud tuumaläbirääkimised, mis käsitlevad tuumaprogrammi laiemalt. Aga kokkulepe, mis kuidagi sisaldab sõnastust Iraani rolli kohta Hormuzi väinas ja vabastab Iraani enda külmutatud varad, on täiesti võimalik. Ja seda on Ameerika Ühendriigid ka paaril korral välja pakkunud ja üsna selgelt on president Trump samuti üsna innukas kokkulepet saavutama. Küsimus on lihtsalt selles, kas nad suudavad leida kokkupuutepunkti. Ja kindlasti on see suur küsimus, mis nende läbirääkimiste kohal endiselt ripub. Raadi tore, et sa täna meiega i24 News Englishis olid, hindame seda väga. Aitäh, tänan, et mind kutsusite. See on kindlasti olnud keeruline 24 tundi siinsetele elanikele Iisraelis. Nüüd saame värsket infot kodurindalt. Hästi i24 Newsi ingliskeelne korrespondent Palik Sledin liitub meiega otseülekandes Kesk-Iisraelist Ramat Ganist. Palik, pean ütlema, et paljudele kodanikele üle kogu riigi on see olnud tõeline šokk. Nad ärpesid täna hommikul Iraani ja Jeemeni hostide raketirünnakute peale. Ja siin me nüüd oleme, umbes 12 tundi hiljem ja kõik ongi läbi. Kodurinde juhtkonna juhised on taas tavapärased. Mida sa saad jagada? Milline on praegu õhkkond? Täpselt, asjad on normaliseerunud ja siin Ramat Gani kesklinnas jalutavad inimesed samuti ringi. Tavaliselt on kõik täpselt samamoodi nagu ka eile õhtul. Ja kodukaitsestaap andis äsja uue juhise, öeldes, et olukord normaliseerub. Kogu Iisraeli riigis, välja arvatud Iisraeli ja Liibanoni vaheline kokkupõrkepiir. See tähendab, et selles piirkonnas lubatakse haridussüsteemil asutustel ja koolidel tegutseda. Aga see nõuab, et ollakse varjendi lähedal väga-väga lühikese aja jooksul. Pidage meeles, et põhjas on see aeg väga-väga lühike. Enamikel juhtudel räägime vähem kui 1 minutist. Samuti, mis puudutab kogunemispiiranguid nendes kohtades vastasseisujoonel, siis väljas avatud alal maksimaalselt 100 inimest ja hoones sees ainult kuni 400 inimest ning samuti piirangud töökohale. Tööle on võimalik minna ainult nendesse kohtadesse, kus töötajad saavad lühikese aja jooksul varjendisse jõuda, mis tähendab, et kogu Iisraelis taastub elu tavapäraselt, välja arvatud vastasseisujoonel. See ise on tekitanud pahameelt Iisraeli põhjaosas elavate inimeste seas, eriti nende hulgas, kes elavad Liibanoni piiri lähedal, nagu üks isik, kes juhib kõigi vastasseisujoonel asuvate linnade foorumit, ütles, pole võimalik, et kogu riik naaseb tavapärase elu juurde, aga meie peame naasma oma varjenditesse, kuid see ongi tegelikkus. Praegu on ainus ohtlik olukord tegelikult vastasseisujoone lähedal. Nii palju kui me teame, siis Hezbollah ei ole tulistanud Iisraeli põhjaosas asuvate linnade suunas, kuid kindlasti võivad paljud raketid või droonid, millega nad sihivad Iisraeli vägesid Lõuna-Liibanonis vallandada. Hoiatust ka Iisraeli põhjaosas asuvates linnades ning need võivad mingil moel jõuda ka nendesse linnadesse ja küladesse. Ja just sellepärast hoiab kodurinde väejuhatus vähemalt vastasseisujoonel mõningaid piiranguid. Ülejäänud Iisraelis on elu taas normaalne. Muide, see oli hea otsus, ütleme nii, transpordiministrilt, et ta ei sulgenud Iisraeli lennujaama. Seda ei suletudki.
ja see osutus õigeks otsuseks. Ja kindlasti on see hea uudis riigist sisse ja välja reisijatele. Malik Sladin toob viimased uudised Kesk-Iisraelist. Aitäh sellest! Tagasi siin stuudios koos Arieliga ja Daniga. Dan, jälle sinu mõtted selle kohta, kuidas piirkond seda hetke tajub, kui rääkida Iraanist, Liibanonist ja ka laheriikidest, kes samuti jälgivad olukorda. Ma arvan, et nad jõuavad järeldusele, nagu paljud vaatlejadki, et Ameerika Ühendriigid suutsid võidu äärelt kaotuse välja kiskuda. Sõjaline võit oli tohutu. Mõtlen, ilmselgelt sai režiim igal võimalikul moel lüüa ja pool nende juhtkonnast on kadunud. Ja võiks arvata, et nad on nüüd hirmul. Ja ometi on nad siin näiliselt kartmata, et sõda võiks uuesti alata, rünnates Iisraeli. Sest nad on nii meeleheitlikult püüdnud siduda Liibanoni Iraani küsimusega. Kuigi, nagu analüütikud ütlevad, ei hooli nad tegelikult Liibanonist, vaid neile on oluline näidata oma jõudu ja olla nähtavad kui Liibanoni patroonriik. Ja nad hoolivad sellest nii palju, et on valmis riskima rahuläbirääkimiste õhkulaskmisega. Miks see nii on? Sest nad tegelikult arvavad, ma arvan, et nüüdseks on see selge, et neil on ülekaal, kuna nad on avastanud asümmeetrilise jõu Hormuzi väina blokeerimises. Ja nagu me eelmisel nädalal arutasime, on lihtsalt uskumatu, et USA ründas Iraani ilma igasuguse läbimõeldud plaanita selle täiesti etteaimatava tegevuse ärahoidmiseks, mille nad ette võtsid ja mis on kogu maailma majanduse paanikasse ajanud. Ja nad panustavad praegu, ning ma arvan, et õigesti panustavad, et lääne maailm ei suuda taluda 3, 4, 5 kuu pikkust majanduslikku valu. Ja algusest peale oleks minu arvates pidanud maailmale edastama sõnumi, et see idee Iraani režiimi kukutamisest ja tuletame meelde, et see oli algne eesmärk. Mitte rikastatud uraan, mida Trump ja Netanyahu aasta tagasi väitsid. See polnud avalikult välja öeldud eesmärk, aga siiski. Esimesel päeval nii Netanyahu kui ka Trump, aga eriti Trump, läksid televisiooni ja ütlesid, et pärast seda, kui see on tehtud, Iraani rahvast te saate oma riigi tagasi võtta. Ja kogu põhjus, miks nad saatsid lennukikandjad siia, oli see, et nad ütlesid Iraani rahvale, et abi on teel pärast seda, kui Iraan tappis 10 000 inimesi. Ja mõte oli muidugi selles, et pärast seda, kui režiim oli täielikult kõrvaldatud ja mina ise olin piisavalt rumal, et minna igasse telejaama ja öelda, et see on hetk, mil tuleb kehtestada alistumistingimused, sest nad ei ole irratsionaalsed ja nad teavad, et peavad alla andma. Ja alistumistingimused oleksid olnud head ja õiglased asjad. Ainult tuumaküsimus, mille kohta Trump ütles juba aasta tagasi, et see on lahendatud. Aga need relvarühmitused, keda Iraan praegu Liibanonis kaitseb, ja raketid, demokraatlikud reformid ja võib-olla režiimi muutus. Keegi ei räägi millestki. Ja Trump alandavalt põhimõtteliselt palub neil taaselustada JCPOA, mis sõlmiti Barack Obama ajal. Ma mõtlen, ta väidab muidugi vastupidist. Ja ma olen teda juba näinud. Me kõik nägime teda, ma arvan, saates Meet the Press, kus ta ütles, et Iraan rikastas uraani juba siis või midagi sellist selle lepingu ajal. See ei ole tõsi. Assad ütleb, et see ei ole tõsi. CIA ütleb, et see ei ole tõsi. IAEA ütleb, et see ei ole tõsi. Ta astus sellest lepingust välja ja nüüd proovib ta seda uuesti ellu kutsuda. Ja see ongi kõik, mida ta saab. Ja vastutasuks selle eest, see ongi kõik, mida ta küsib. Ja vastutasuks selle eest annavad nad sellele režiimile 10 miljardeid dollareid vabastatud varades ja sanktsioonide leevendust. Ning võib-olla veelgi rohkem. Mõned hinnangud ütlevad, et see summa on 300 miljardit dollarit. See lõpetab pikaks ajaks igasuguse jutu režiimi eemaldamisest. Ja see režiim on kuritegelik ettevõte, mis on vaenlane nii Iraani rahvale, piirkonnale kui ka kogu maailmale, mitte ainult Iisraelile. Nii et mõelda, et me oleme praegu siin, arvestades Iisraeli enneolematute luurevõimete abil saavutatud uskumatuid edusamme sõja esimesel nädalal, on lihtsalt hämmastav. Ma olin kindel, kui ma sõda toetasin, et neil oli mingi plaan, et CIA, Mossad ja FSB ning hiinlased olid kõik valmis riigipöörde korraldamiseks. Mitte midagi sellest ei olnud tegelikult olemas. Ja see on strateegiline läbikukkumine, mis paneb mõistuse hämmastuses seisma. Me peame kindlasti ootama ja nägema selle kokkuleppe üksikasju, kui see lõpuks sõlmitakse, sest praegu pole ühtegi kokkulepet laual. Aga Ariel, kui rääkida sellest, kes režiimis otsuseid langetab, siis Iran Internationali uue raporti kohaselt pole ülemjuht Mohammad Javad Khamenei olnud Iraani juhtkonnaga ühenduses juba üle 24 tunni. See tähendab, et kui kõik see juhtus, ei olnud otsuseid langetamas tingimata ülemjuht. Kas see tähendab, et nüüd teeb seda IRGC? Iga kord, kui räägime otsuste tegemisest Mojtaba Khamenei poolt, peame lisama kaldkriips IRGC, sest me pole teda näinud. Ja me teame, et kui ta oleks elus, oleks ta IRGC-ga ühel meelel. Ta ei ole tegelikult see tasakaalustav tegur, nagu tema isa oli. Lõppkokkuvõttes näitab asjaolu, et me pole teda siiani näinud 1 3 võimalusest. Ta on tõsiselt moondunud ja ei saa oma nägu avalikult näidata.
ta on koomas või ta on surnud. Pole ühtegi teist mõistlikku seletust sellele, et me pole näinud Mojtaba Khameneid ega kuulnud tema häält. Tegelikult otsivad Iraani riigimeedia arhiividest vanu pilte Mojtabast, et panna need sotsiaalmeediasse viitena, et meenutada Iraani rahvale, et neil on ülemjuht, kes väidetavalt on elus ja teeb otsuseid, kuid ühtegi uuendatud pilti pole alates 28. veebruarist. See oli siis, kui tema isa kõrvaldati. Ta seisis otse tema kõrval, kui rünnak toimus. Ja see näitabki veelgi rohkem väljakutseid ja keerukust, kui sa üritad Iraani režiimiga suhelda. Kellega sa üldse räägid? Ja lõpuks on see üks peamisi väljakutseid, mida president Trump on välja toonud. Ja see näitab taaskord Iraani režiimi kasvavat nõrkust. Nad peavad tõeliselt silma paistma. Nii et on kaamera ees häbelik. Peame vaatama, ta on tagasi mees, ta on väga vagameelne. Humble guy, he's very pious. Hästi, Ariel Osaran, tahan sind nende värskenduste eest tänada. Dan Berry, jää siia stuudiosse minuga. Meil on pärast lühikest pausi I24 News Englishis veel palju arutada, nii et ära kuhugi mine. Kui tagasi tuleme, sukeldume Hezbollah'sse, Liibanoni rindele ja sellesse, kuidas Iraan üritab ning õnnestub. Pole tõenäoline, et need kaks omavahel seotakse. Arutame seda kõike pärast lühikest pausi siin I24 Newsis. Tere tulemast tagasi 24 News Englishisse. Meie kajastus Iraani teemal jätkub, kuid veidi teises võtmes. Sel nädalal algab maailmameistrivõistluste turniir poliitilise varjundi all, kus Iraani meeskond on jalgpalli ja sõja vahel lõksus. Iraani mängijad on saanud USA viisad, kuid mitmele meeskonnaliikmele on sisenemine keelatud, sundides meeskonda Mehhikos baseeruma ja mängudeks rangete piirangute all Ameerika Ühendriikidesse reisima. Iraanil on plaanis mängida USA võõrustaja linnades, sealhulgas Los Angeleses ja Seattle'is, isegi kui pinged Washingtoni ja Iisraeliga jätkuvalt mõjutavad turniiri julgeolekumuresid. Teheran süüdistab USA'd jalgpalli maailmameistrivõistluste politiseerimises, samal ajal kui Washington väidab, et viisade otsused põhinevad riiklikul julgeolekul. Lisateabe saamiseks on meiega liitunud Negin Mussahedi, ajakirjanik Iran Internationalist ja i4Iran taskuhäälingu saatejuht. Mind huvitab, kui vaatame Kanadat, Ameerika Ühendriike ja Mehhikot, kui nähtav on Iraani teema seal koha peal. Kas fännid käsitlevad seda kui spordilugu? Kas sõda ja viisatüli domineerivad rohkem vestlust? See sõltub sellest, kellelt sa küsid. Kui sa küsid iraanlastelt, eriti nendelt, kes on režiimi vastu, ja see on enamik iraanlasi Kanadas ja Ameerika Ühendriikides, siis nemad ei näe Team Mellit, nagu me farsis ütleme, oma rahvuskoondisena. Nemad näevad seda Islamivabariigi meeskonnana, eristades Islamivabariiki Iraanist endast. Seega nad lähevad välja protestima selle meeskonna vastu. On ka neid, kes võib-olla ei näe sporti millegi poliitilisena, aga on raske mitte näha spordiareenil poliitikat. Kui riigis nagu Iraani Islamivabariik on olemas Islami revolutsiooniline kaardivägi, IRGC, kelle kombitsad ulatuvad sõna otseses mõttes igale poole, sealhulgas ka sporti. No paljude iraanlaste jaoks, nagu sa just ütlesid, on Team Melli alati kandnud mingit poliitilist tähendust. Kas see hetk lisab sellele veelgi? Või kas rahvuskoondis ühendab iraanlasi veel juhuslikult? Või toob see hoopis esile lõhed riigis sees ja väljaspool? See toob kindlasti esile lõhed nii riigi sees kui ka väljaspool riiki, sest nagu ma ütlesin, on inimesi, kes on küll režiimi vastu, kuid leiavad siiski vabandusi, kui asi puudutab jalgpallikoondist ennast. Kuid valdavalt enamik ei pea seda oma rahvuskoondiseks ja tead, Iraani puhul on kõik poliitiline. Kui sul on diktatuur, mis kontrollib kõiki sinu elu aspekte, siis muutub sport poliitiliseks. Isegi muusika on poliitiline, sest ka seda kontrollib riik. Ja paljud inimesed näevad Team Mellit kui Iraani režiimile allumist. Teised ütlevad, et see on nende töö, nad mängivad sporti ja peavad sellega leppima. Aga me ei tohi unustada, et oli jalgpallureid ja sportlasi, kes hukati jaanuari ülestõusude ajal ning neid, kes tapeti režiimi vastaste jaanuari ülestõusude käigus.
nii et kindlasti tuleb palju inimesi välja lõvi ja päikeselipuga, Shire Khorshidi lipuga, nagu me farsis ütleme, protesteerides selle vastu, et FIFA ei luba lõvi ja päikeselipu mängudele ega areenile. Nii et ka FIFA ise on selle olukorra poliitiliseks muutnud, sest miks keelata midagi sellist? Aga kuidas on siis USA otsusega anda viisad mängijatele endile, isegi kui mõnda teist kõrgemat organisatsiooni liiget riiki ei lubata? Nii et enamik diasporas elavaid iraanlasi on isegi selle vastu. Nad ei usu, et neil peaks üldse olema viisad, sest nad tunnevad, et need inimesed esindavad riiki, mille vastu nad praegu põhimõtteliselt on. Ma mõtlen, et Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel käib sõda, hoolimata sellest niinimetatud relvarahust. Rünnakud jätkuvad endiselt, nagu sa ise tead, olles Iisraelis. Nii et paljud Iraani diaspora liikmed on väga tugevalt vastu isegi otsusele anda mängijatele viisad ning tunnevad, et see on reetmine. Kindlasti tuleb nädala jooksul veel uudiseid, mida jälgida, kui need mängud algavad. Negin Muusa Hedi, väga tore oli sind täna 24 News Englishis meiega koos näha. Suur tänu! Samad sõnad! Samal ajal jätkuvad arengud Põhjarindel. Ja nüüd tahame saada värsket teavet meie I24 News korrespondendilt Joe Brownilt. Ta liitub meiega otse Põhja-Iisraelist Liibanoni piiri lähedalt. Joe, viimased uudised Iraanist. Nad ähvardavad Iisraeli, et see ei ründaks veel kusagil Liibanonis. Iisrael ei võta neid ähvardusi kuulda. Mis on viimane olukord koha peal? Sisuliselt oleme me olukorras, mida võiks võrrelda Paasa püha looga, kus üks sündmus viib lihtsalt järgmise, veelgi suurema sündmuseni. Nii et kui Hezbollah sõnul ründab Iisrael Lõuna-Liibanoni, siis nemad ründavad Põhja-Iisraeli. Kui Hezbollah ründab Põhja-Iisraeli, siis Iisrael ründab Beiruti. Ja kui Iisrael ründab Beiruti, siis sekkub Iraan. Aga täna oleme näinud, et Iisrael on terve päeva jooksul rünnanud Lõuna-Liibanoni. On olnud rünnakuid Tüüros ja selle ümbruses. Liibanoni meedia teatab, et üks inimene tapeti mootorrattal Tüüros. Ja see on olnud piirkond, mida Iisraeli kaitsevägi on viimasel ajal palju rünnanud. See asub vaid veidi põhja pool Litaani jõest. Ja loomulikult on see sümboolne, sest just seal asus Iisraeli kaitseväe peakorter 1980. okupatsiooni ajal. Nüüd, pärast selle vaherahu väidetavat uuendamist täna varem, on olnud vaid paar sireeni. Oli 2 sireenide hoiatust, kokku 4 raketti, millest 2 peeti kinni Lõuna-Liibanoni kohal ja 2 maandusid Iisraeli kaitseväe sõdurite lähedal Lõuna-Liibanonis. Seega sinna ongi Hezbollah seni oma tule põhiliselt suunanud. Kuid kardetakse, et nad pöörduvad tagasi varasema taktika juurde ja hakkavad taas vaikselt rünnakuid Põhja-Iisraeli suunas lisama, et Iisraeli provotseerida, kuni saavad Iisraelilt korraliku vastuse. Hezbollah on olukorras, kus Liibanon püüab Iisraeliga läbi rääkida. Väidetavalt püüab Iraan samuti USA-ga läbi rääkida seoses Iisraeliga. Nad ei soovi piirkonnas rahu, Hezbollah, sest nad tahavad kasu lõigata kaosest ja ebastabiilsusest Liibanonis. Seega on väga tõenäoline, et nad püüavad edasi suruda ja suunata oma raketid rohkem linnade ja asulate poole vastasseisujoonel. Ja kui kõik öeldu vastab tõele, siis see vallandab sündmused, mis lõpuks viivad Iraani rünnakute taasalustamiseni. Kas see oleks pikemalt kestvam või sarnaneks tänasele, kui Teheranis oli vaid paar raketilainet, kokku lasti Iisraeli umbes 2 tosinat raketti ja kahju oli piiratud, seda me veel ei tea. Kuid see ei ole midagi, mis Põhja-Iisraeli elanikud eriti ei taha seda proovida, eriti arvestades, kui lähedal Hezbollah nende piirile on ja kui surmavad ning ohtlikud need rünnakud on, eriti just põhjapiirilt. I24 Newsi korrespondent Joe Brown toob värskeimaid uudiseid Põhjarindelt. Aitäh nende värskete teadete eest otse sündmuskohalt. Siin stuudios on endiselt minuga rahvusvaheliste suhete analüütik Dan Perry ning meiega liitub nüüd ka I24 Newsi ingliskeelne vanemkorrespondent Owen Altman. Owen, kui vaatame, kuidas peaminister on tänaseid sündmusi käsitlenud, siis spekuleeritakse, et see on olnud kooskõlastatud USA presidendi Donald Trumpiga. Kuidas saab Netanyahu seda hetke oma toetajatele näidata, nii et ta seisis USA presidendi vastu?
Sest viimastel kuudel on räägitud, et Iisraelist on saanud justkui 51. osariik, mida juhib see, mida USA president Donald Trump soovib näha. Kas see narratiiv muutub täna? Noh, see oli üks viis sellele vaadata, Nicole. Ma arvan, et asi, millele me iisraellastena peame tähelepanu pöörama, on see, et Donald Trump pidas oluliseks, et teda nähtaks Iisraelist teatud kaugusel olevana. Oli see siis tõsi või mitte, või oli kulisside taga midagi vahepealset, Donald Trump soovis, et see kuvand oleks olemas. Ja ma kahtlustan, et mitte ainult Iraani pärast, vaid ka oma enda avalikkuse ja valijate jaoks. Sõda ei ole Ameerika Ühendriikides ilmselgelt populaarne. Iisrael ei ole Ameerika Ühendriikides populaarne. Ja see on taustaks suurele osale sellest, mis toimub. Nicole, ma arvan, et meil kõigil oli tunne, et näeme Ameerika avaliku arvamuse mõju Iisraelile, Ameerika poliitikale Iisraeli suhtes pärast Trumpi ajastut. Kuid me näeme seda juba Trumpi ajastul. See on see varjatud käsi Donald Trumpi selja taga, kui ta ütleb Benjamin Netanyahule, et Netanyahu peab leppima ükskõik millise Iraani kokkuleppega, mille Ameerika Ühendriigid saavutavad. See on osaliselt Donald Trumpi enda isiksus ja stiil, loomulikult. Aga ma arvan ka, et Trump saab aru, et Netanyahul erinevalt varasemast ei ole Ameerika poliitikas muid võimalusi. See ei ole olukord, mida me nägime 2015 aastal Barack Obamaga või mingil määral 2024 aastal Joe Bideniga, kus Netanyahu saab minna kongressi, pöörduda selle presidendi enda partei sõbralike poliitikute poole, rääkimata opositsiooniparteist. Netanyahu seisab silmitsi Ameerika Ühendriikidega, kus Iisrael on peaaegu kõigis küsitlustes Ameerika avaliku arvamuse silmis väga halvas seisus. Isegi vabariiklikus parteis ei meeldi ameeriklastele alla 50 eluaasta isegi uusimas Pew küsitluses, veelgi enam kui eelmises Iisrael. Ja ainus tõeline toetusallikas Iisraelile on üle 50-aastased vabariiklased. Et Netanyahul ei ole muid valikuid peale Trumpi ja ma arvan, et Trump saab sellest aru. See on president, kes mõistab mõjuvõimu, kes mõistab jõudude tasakaalu ja oma suhteid välisriikide juhtidega. Ja see on taustajõud. Võib-olla toimub kulisside taga koordineerimine, mis võib teenida mõlema juhi poliitilisi huve. Sul on täiesti õigus, Nicole. Aga see, et Donald Trump arvab, et ta võidab näidates end Iisraelist distantseerununa, on midagi, millele peaksime kindlasti tähelepanu pöörama. John, ma näen sind. Hästi. On hämmastav, et ta teeb kõik endast oleneva, et Iisraelist eemale hoida ja eriti Netanyahut alandada. Eelmisel nädalal lekkis info, et ta sõimas teda ja nimetas teda hulluks. Dan, meil on sinu mikrofoniga probleem. Me lahendame selle kohe ära. Palun oota veidi. Tehniline meeskond tuleb ja parandab selle. Senikaua toome saatesse teise külalise. Meiega on liitunud Hussein Abdul Hussein, kes on Demokraatia Kaitsefondi teadur. Hussein, me räägime praegu Liibanoni rindest ja see tähendab Hezbollah. Aga kuidas on Liibanoni riigiga? Mida neil praegu oodatakse, kui Hezbollah jätkab Iisraeli tulistamist? Kuidas Liibanoni riik selles olukorras tegutseb? No vaata, on selge, et Liibanoni riigil on tahe, aga vahendeid ei ole. Eelmisel nädalal allkirjastas Liibanoni riik ajaloolise ühisdokumendi Iisraeliga. See määratles, kuidas need kaks riiki ja Ameerika Ühendriigid lõpetavad sõja. Desarmeerivad Hezbollah, tagavad, et Iisrael taandub ning siis saab Liibanonist suveräänne riik, kes kontrollib oma territooriumi. Kahjuks ei ole Liibanoni valitsusel võimekust Hezbollah'd peatada ja Hezbollah jäi endale kindlaks. Nad ütlesid, kuulge, esiteks, meil on oma eraldi kanal president Trumpiga. President Trump tuli pidevalt välja ja ütles, ma rääkisin Hezbollah'ga ja teiseks ütlesid Hezbollah mehed, et neil on jõud, nii et edu meid peatamisel. Isegi kui olukord on selline, arvan ma, et peame jääma Liibanoni valitsuse juurde, keskenduma neile, mitte avama kõrvalkanaleid ja toetama neid. Püüame anda neile vahendid, mida nad vajavad selle plaani tegelikuks elluviimiseks, mille nad Iisraeliga kokku leppisid. Kuidas seondub sellega parlamendi spiiker Nabi Berri? On teateid, et temast on saanud mitte just kõrvalkanal nii-öelda, kuid Washington peab temaga samuti läbirääkimisi, kui asi puudutab Hezbollah tahte tegelikku elluviimist. Aga kas see käib siis üle Liibanoni valitsuse enda pea, eriti Joseph Aouni? Jah, täiesti. Ja see on vastuolus Ameerika Ühendriikide poliitikuga. Ma mõtlen, et sekretär Rubio ja tema meeskond on kulutanud aega ja vaeva, et luua see otsene suhtluskanal Iisraeli ja Liibanoni valitsuste vahel. Ja siis äkki ilma ette hoiatamata loob Berri oma enda kanali, sest nad on otseste kõneluste vastu. Nüüd tahavad nad kaudseid kõnelusi Ameerika Ühendriikide kaudu. Ja nüüd on Berri see mees, kes suhtleb Hezbollah'ga kaudselt. See on eraldi kanal.
see on Hezbollah kanal ja see ei tohiks eksisteerida, sest kogu mõte on selles, et meie seda näeksime. Liibanoni valitsus on see, kes vastutab ja räägib Liibanoni nimel, mitte Hezbollah, vaid valitsus on see, kes vastutab ja teate koos oma liitlase Nabih Berriga. Aga Liibanoni kodanikud, kas on märke kasvavast rahulolematusest selle üle, kuidas Liibanoni riik Hezbollah käsitleb või isegi selle üle, kuidas Hezbollah riigis tegutseb? Meie käsutuses olevad uuringud näitavad, et iga teine liibanonlane, sealhulgas šiiad, iga teine liibanonlane soovib, et Hezbollah relvitustataks ja et Iisraeliga sõlmitaks rahu. See on maikuus läbi viidud uuring ja kui võtta välja šiiade kogukond, mis moodustab 27% elanikkonnast, siis see number tõuseb 65%. See tähendab, et peaaegu 2/3 Liibanoni elanikust tahavad, et Hezbollah relvitustataks ja et saavutatakse rahu Iisraeliga. Need numbrid on selles piirkonnas enne olematud. Ja ma arvan, et see on midagi, millele me saame toetuda ja ma arvan, et president Aoun ja peaminister Sleiman mõistavad rahva meelsust ja tunnetust siin. Hezbollah ei hooli sellest, mida liibanonlased arvavad. Hezbollah tahab täita Iraani tahtmist. Ja ma arvan, et praegu on Hezbollah vastuolus Liibanoni enamusega. Isegi kui tal on endiselt šiiad enamuse toetus. Aga isegi kui see on öeldud, kui 1/2 liibanonlasest tahab, et Hezbollah relvituks tehtaks, kas nad lubaksid Iisraelil või Ameerika Ühendriikidel seda teha? Või peab see olema Liibanoni armee, kellel pole piisavalt ressursse, et seda täielikult teha? Ma ei usu, et nad valivad või otsustavad. Nad saavad aru, et kui neil pole vahendeid, peab keegi teine seda tegema. Ma ei usu, et nad on selle tegemise idee vastu. Ma ei usu, et nad on vastu sellele, et CENTCOM aitaks seda teha Liibanoni inimestel. Teate, ma arvan, et praegusel hetkel on nad avatud kõikidele ettepanekutele ja kõigile, et me peame Liibanoni relvajõude reformima ja neid toetama, et nad saaksid tegutseda. Või et nad saaksid jõustada tegevuskava, mille 2 riiki eelmisel nädalal kokku leppisid, kuidas Hezbollah relvituks teha ja edasi liikuda. Kas see võiks olla tõeline samm? Need piloottalad, milles lepiti eelmisel nädalal kokku USA vahendatud kokkuleppes Iisraeli ja Liibanoni vahel. Need piloottalad, kus Liibanoni relvajõud juba näitavad märke sisenemisest Litani jõest lõuna poole. Kuid piirkondades, kust Hezbollah on juba eemaldatud, kas see tähendab, et need piloottalad saavad edukad olla ainult siis, kui Iisrael eemaldab esmalt Hezbollah? Ma arvan, et see on ainus võimalik tee edasi. Ma arvan, et ametlik Washingtoni kanal, valitsustevaheline, see plaan, mis meil on, ma arvan, et see on ainus võimalik tee edasi. Pea meeles, et pilootalasid ei ole veel tähistatud, sest Liibanoni sõjavägi ei ole tegelikult Washingtoni tulnud kaartidega ettevalmistatult. Aga ma eeldan, et edaspidi hakkavad liibanonlased ühel hetkel, Liibanoni armee hakkab koostööd tegema. Ja kui see juhtub, siis see ongi viis edasi liikuda. Ma ei näe muud võimalust. Ja nüüd teate, miks Hezbollah on olnud nii järjekindel esiteks kõneluste õõnestamisel, kõnelustele vastu olemisel, Iisraeli tulistamisel, Iisraeli ründamisel, Iraani poolt rakettide tulistamisel Iisraeli pihta. Hezbollah on teinud kõik endast oleneva, et laimata Aouni ja valitsust ning peatada kõnelused, luua alternatiivne kanal ja kasutada rakette olukorra pingestamiseks, et rahuläbirääkimisi ei toimuks. Nii et Hezbollah käitumine ise näitab, et kõik, mida Liibanoni ja Iisraeli valitsused on teinud, on õiged sammud ning Hezbollah kardab ja püüab neid peatada. Hussein Abdu Hussein, alati on tore, kui olete meiega siin I24 Newsis. Väga huvitav analüüs, hindame seda alati. Aitäh! Tagasi siin stuudios endiselt koos Täniga ja Oweniga. Dan, kui rääkida mitte ainult Liibanoni relvajõududest, kes peaksid Hezbollahga tegelema, mida me seni pole näinud, et nad suudaksid, vaid ka Iisraelist ja võimalik, et Ameerika Ühendriikidest, tundub, et just Iisrael peab selle ära tegema. Aga varem rääkisime me sellest, millist lainetusefekti see võib Iisraeli kuvandile maailmas avaldada. Kuidas Iisrael siis seda tasakaalustab? Ma arvan, et Iisraelil oleks tark selgemalt näidata, et nad austavad Liibanoni valitsust ja pakuvad abi.
ma arvan, et viimase aasta või 2 jooksul on Iisraelile tekkinud suur eelis, tegelikult 2. Esiteks, Liibanoni avalikkus, enamik neist, ma arvan, et rohkem kui pooled ja kindlasti valdav enamus, mitte šiiasid, tahab, et Hezbollah lahkuks ja soovib rahu Iisraeliga. Ja me just kuulsime, kuidas Hussein Abdel Hussein seda kinnitas. Ja ma tean, et see on tõsi. Ja siis Liibanoni valitsus, mõnda aega polnud Liibanonil presidenti. Nüüd on nende uus president väga julge. Ja ka peaministeri on selge, et nad tahavad seda teha, aga nad ei saa. Iisrael pole sellega tegelikult tegelenud. Neid on, tead küll, survestatud suhtlema liibanonlastega üsna madalal tasemel. Nad peavad näitama, et me oleme siin, et teid aidata. Mõte, et see on ainult Iisraeli probleem, toetab Hezbollah narratiivi, et Iisrael tungib Liibanoni. Ja ma olen veetnud palju aega Euroopas ning kuulen pidevalt inimestelt, kes peaksid paremini teadma, et Iisraelil on territoriaalsed ambitsioonid Liibanoni suhtes. Iisraelil peab olema ka diplomaatiline haru ning nad peaksid julgustama Liibanoni saama üheks neist riikidest, kes avalikult abi palub. Teate, Iraak ja Afganistan palusid abi. Viimase aja ajaloos on olnud terve rida riike, kes on abi palunud. Välisabi. Mali, Mosambiik, Kolumbia. Inimesed ei tea seda. ÜROs on olemas mehhanism, mille kaudu saab paluda välisvägesid appi ning Liibanon vajab seda selgelt. Ma ei usu, et Liibanon tahab, et Iisrael marsiks nende riigis üles-alla kuni Bekaa oruni. Ja iga kord, kui mõni Liibanoni tsiviilisik saab surma, kahjustab see seda eelist, mida ma just mainisin. Kui ma ütlen, et Iisrael peab muutma viimase 45 aasta paradigmat, mis on olnud ainult sõjaline jõud, siis mitte sellepärast, et ma tahaksin, et Hezbollah ellu jääks. Ma tahan, et nad kaoksid. Aga ma arvan, et see võib olla tõhusam viis. Kui sa kasutad ära fakti, et Liibanon selgelt tahab seda, pakud võib-olla ka altkäemaksu abi näol, mis on Pärsia lahe riikides ootel, et minna Liibanoni, kui Hezbollah on kadunud, ja lood ülemaailmse konsensuse, et see on globaalne probleem. Need ei pea olema Belgia väed. Ma arvan, et Araabia väed ja tead, Aafrika väed. Pea meeles, Hezbollah on ümber piiratud. Nad on nüüd ümber piiratud ühelt poolt Liibanoni relvajõudude poolt, lõunas Iisraeli poolt, põhjas ja idas vaenuliku Süüria poolt. Ja selle probleemi lahendamiseks on olemas viis, mis ei hõlma ainult Iisraeli ega ainult Liibanoni relvajõude, sest nemad selgelt ei suuda seda teha, vaid tuleb teha midagi nutikat ja loovat. Ja ma ei näe seda praeguselt Iisraeli valitsuselt, kus samad ministrid ühel päeval nõuavad, et Liibanon midagi teeks ja samal ajal ähvardavad Liibanoni infrastruktuuri kahjustada. Kui nad seda ei tee, siis pilgatakse Liibanoni, et nad ei suuda midagi teha ja Iisrael peab kõik ise ära tegema. Ma arvan, et meil on vaja paremat plaani ja see on teostatav. Ma arvan, et selles, mida sa just ütlesid, Dan, on palju tõtt. Ja ma olen Rushadiga väga nõus sinu öeldu põhiosades. Kuid siin on vanker hobuse ette rakendatud. See tähendab, et kuni jõudude tasakaal riigis ei muutu, on Liibanoni valitsus liiga hirmul, et minna ja paluda julgeolekunõukogul appi tulla ning tuua sisse välismaised rahuvalvajad, et võidelda Hezbollahka. See pole lihtsalt veel võimalik. Ja ka Iisrael, olles liiga avalik ning asetades Liibanoni valitsuse olukorda, kus justkui nemad paluvad Iisraelilt abi. Ma kardan ja kahvustan, et Iisraeli otsustajad, isegi need, kellel on nende läbirääkimiste suhtes hea tahe, kardavad oma Liibanoni valitsust nurka suruda. Sul on õigus. Joosep Allan on esimesel kohtumisel astunud mõninga julgeid samme. Ja ma arvan, et selles viimases kohtumises ja relvarahus, mis sellest välja tuleb, ning sisuliselt Hezbollahle väljakutse esitamine, et trotsida 2 valitsuse tahet relvarahu saavutada, sul on õigus. See oli väga oluline samm Liibanoni valitsuse jaoks ja hea samm Iisraelile. On tähtis seda argumenti esitada, eriti Euroopas. Sul on täiesti õigus. Filosoofiliselt on siin probleem. Elus on hetki, kus tuleb valida kõige vähem halb variant. Ja sa tead, et iga variant on halb. Ja, sul on õigus, siin on asi tagurpidi tehtud. Sul on täiesti õigus, aga see on kõige vähem halb. Sest Iisraeli kogu Liibanoni okupeerimine ja Bekaa oruni väljaminek oleks hullem. Iisrael pole kunagi öelnud, et need on nende plaanid. Praegu on tegemist puhvertsooniga täpselt Nikoli lõunaosas. Nii et neil ei ole. Aga ma ei ole kindel, et see on kõige vähem. Halb variant. Puhvertsoon takistab infiltreerumisi. Aga Iisrael oli ka väga ebapopulaarne 18-aastane Liibanoni okupatsioon, kus puhvertsoon maksis igal aastal umbes 25 sõduri elu. Ja praegu maksab puhvertsoon Iisraelile umbes 3 sõdurit nädalas. Aga Iisrael ei suuda seda taluda. Puhvertsoon ei peata rakette ja rakette tulistatakse kaugemalt põhjast. Praegune Iisraeli plaan, mis on lihtsalt muru niitmise stsenaarium, ei anna mulle seda, mida ma tahan. See tähendab vältimist, mida me kõik peaksime tahtma. Nimelt sellise sõjapidamise vältimist. See aitab organisatsioone nagu Hezbollah ja tegelikult praegu ka Iraani. Sest see on lõputu sõda, kurnamissõda. Kõige ebapopulaarsem sõda Iisraeli ajaloos oli siis,
kui Egiptus tõmbas Iisraeli kurnamissõtta kohe pärast 6-päevast sõda, kus sõdurid surid pidevalt ja strateegilist eesmärki polnud näha. Iisrael on 45 aastat pidanud vahelduvalt kurnamissõda Hezbollaha. See ei toimi ja on aeg leida parem, vähem halb valik. Vaata, jällegi, sinu jutus on palju tõtt, aga ma pole kindel, et see on kõige vähem halb valik. Tegelikkus on see, et meil on sadu tuhandeid inimesi, kes elavad meie põhjapiiril ja on viimased kuud veetnud peamiselt varjendites, ilma et nad näeksid mingit tulevikku. Ja pole seege, et praegusel hetkel suudaksid Araabia ja Aafrika väed, kes tegelikult ei kaitse oma enda riiki või ükskõik millise kolmanda riigi väed, kes ei kaitse oma maad, midagi muuta. Võta korraks. Anna mulle hetk. Kui riik ei kaitse oma piire, siis pole neil samasugust motivatsiooni nagu Iisraeli sõjaväel. See on lihtsalt reaalsus. Sul on õigus, et mõistlik on töötada teistsuguse tuleviku nimel. Suures osas just sellest räägitaksegi läbirääkimistel Liibanoni valitsusega. Sul on õigus, et raha ja tööjõu toomine Pärsia lahe riikidest võiks olla väga oluline osa lahendusest. Eriti just raha osa, arvestades Liibanoni majanduslikku olukorda. Ja arvestades Liibanoni avaliku arvamuse suhtumist, mis on Hezbollah vastu, on siin palju millega töötada. Muide, võib-olla mitte. Lõppkokkuvõttes hakkavad isegi NATO väed, inimesed selles riigis, ja me mõlemad mõistame miks. Küsima, kas neil on motivatsiooni kaitsta Iisraeli piire samamoodi nagu Iisraeli sõjavägi. Sul on õigus, et kui Hezbollah, ja ma ei saa öelda, millal see juhtub, aga kui jõudude tasakaal tõesti ja päriselt muutub, nii et Hezbollahiga võitlemise kulud ei ole enam samad, mis need on praegu. Et võib-olla mingisugune kolmas osapool või ka Liibanoni sõjavägi ise võiksid olla tõelised võimalused. Aga praegu, siin istudes, 8. juunil 2026, see lihtsalt ei ole nii. Hea mõte. Kas sa ei taha protsessi kiirendada? Ma tahaksin väga protsessi kiirendada. Mis on sinu kõige vähem halb valik? Kõige vähem halb valik on jätkata läbirääkimisi Liibanoni valitsusega. Ma olen sinuga nõus, et Iisraeli ministrid peaksid lõpetama Liibanoni valitsuse ründamise, kui nad on selgelt riske võtnud ja näitavad head tahet, isegi kui me kõik mõistame, et nad ei suuda seda ellu viia. Jätkata või alustada läbirääkimisi Pärsia lahe riikidega, Ameerika Ühendriikide või teiste kaudu. Hakata koostama plaani, eriti rahalises mõttes, aga ka hakata mõtlema inimjõu peale. Aga lubada Iisraeli sõjaväel targalt, mõistlikult ja plaaniga jätkata sõjategevust Liibanonis. Aga tuleb mõista, et lühiajaliselt on see ainus lahendus inimestele. Iisraeli stabiülen ütles väga kuulsalt, et 6-päevane sõda saab olema kiire, lühike ja elegantne. Ja see oligi Iisraeli sõjaline doktriin aastakümneid, sest Iisrael mõistis, et tema kodurinne on väike ja haavatav ning tegemist on demokraatliku ühiskonnaga, kus ei taheta kurnamissõdu, mis hävitaksid põhimõtteliselt kõik, mida nad on ehitanud. Ma kardan, et praegune valitsus on sattunud olukorda, kus mingil põhjusel ollakse valmis taluma lõputuid sõdu, kurnamissõdu. Need on alati olnud ebapopulaarsed. Kurnamissõda Egiptuse vastu oli ebapopulaarne. 18 aastat kestnud Liibanoni okupatsioon oli ebapopulaarne. Ja see ei lähe paremini. Me vajame paremat plaani. Hästi, härrased, kindlasti oli see tuline vestlus, mis näitab, milline arutelu toimub praegu meie silme ees siin Iisraelis põhjarindel ja eemal Iraanist, kus tundub, et asi on juba tänaseks lõppenud. Te toote meie vaatajateni väga hea analüüsi. Owen Altman, Dan Perry, suur tänu teile. See oli selle i24 News English viimase väljaande lõpp, kuid me oleme tagasi veel ühe pooleteise tunnise erisaatega, mis algab kell 22.00 Iisraeli aja järgi. Seda juhib Benita Levin kell 22.00 Iisraeli aja järgi, kell 15.00 USA idaranniku aja järgi. Mina olen Nicole Zedek. Suur tänu, et täna õhtul meiega liitusite.